6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Kärrista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Tere kallid rallisõbrad, ütle meil teile sel hooajal viimast korda, kui ei juhtu just mõnda pommuudist, mis ei sunniks meid varem tagasi tulema, nagu me ükskord tegime Ott Tänaku tiimivahetuse puhul, kui ta M-sporti läks. Gunnar Leheste saatejuht Tallinn ja Roland Poom ekspert, kaassaatejuht Tenerife täna õue kolinud. Ütle tere. Tere hommikust minu poolt ka. Täna õue kolinud, sest saate algusaeg klapib täpselt mul lapse ärkamisajaga, nii et ma arvan, et ei soovida hommikust mõnusat vingu kuulata. Aga ma igaks juhuks ütlen, et su pilt on hangunud, et ma loodan, et heli veel tuleb läbi, aga proovime. Tead, ma sain ise ka arvu, et pilt on hangunud, sest midagi juhtus siin, aga nii kaua hääl on olemas, on kõik hästi. Nii kaua on hästi. Meil on siis joon alla tõmmatud sellele Jaapani rallile ja sellele suurepärasele hooajale ja kuidas teisiti saaks Jaapani ralli lõppeda, kui mitte Toyota kolmikvõiduga. Elvin Evans võitis selle minuti ja 17 sekundiga Sébastien Ogier ees ja minut 46 jäi maha Kalle Roompera, kahekordne maailmameister. Esa-Pekka Lappi rikkus Toyota nelikvõidu, võttes 4. koha, Katsuta 5. Ott Tänak pidi leppima 6. kohaga ja rohkem ralli 1 autosid meil esikümnes ei olegi, sest esikümne lõpetavad Andres Mikkelsen, Nikolai Greasin ja Kajetan Kajetanovitš ja Hiroki Arai ka veel. Peame sisestama siia, me teeme neid tulemusi käsitsi, mis Delfi Spordis WRC esilehel ilmuvad, peame sisestama siia uue nime, selleks on Hiroki Arai, sest esikümne tulemused tuleb kõik kenasti näpukestega sisse toksida, aga ja võib-olla lisaks selle, et tegemist on Rally 4 autoga, ehk siis esiveolise autoga. Päris kõige parem välja ei näe, või mis sina arvad? See ei näe üldse hea välja, et võiks arvata, et Rally 4-ga saad seal kuskilt ikkagi tagantpoolt kuhugi jõuad, et tagantpoolt 10 võib-olla võid olla, aga eespoolt 10 sellist asja. Jälle ma arvan, kui me hakkame nüüd ajaloost vaatama, ma arvan, et väga-väga vähe juhtunud seda. Aga tänase päeva sündmused kiirelt kokku võtta, siis ega need päeva esimeses pooles juhtusidki. Mina ka enne magaminekut 2 esimest katset vaatasin ikka ära. Säässin, tegelikult oli plaanis kella 4 panna äratus, aga siis kui ma olin 2 katset ära vaadanud, ma lükkasin selle äratuse 2 tundi edasi. Ärkasin 6.30 ja vaatasin siis punktikatset. Aga ega kõige põnevam oligi vast see, et mis saab 4., 5., 6. kohast ja ma ei taha öelda, et Ott nüüd nagu vabatahtlikult võitlusest loobus, aga sedasi nägi see välja küll, et okei, see off, mis tal seal oli, see võttis poole sellest vahest praktiliselt kinni, mis tema ja Katsuta vahel oli, aga järgmise katse lõpu intervjuus ta justkui nagu loobus. Jaa, täitsa nõus, sest tegelikult kui meile ka rääkisime, ma ütlesin, et nagu puhta sõiduga seda kindlasti ära ei anna, sest kogu eilse päeva vahe neil oli Katsutaga 10 sekundit, siis täna kokku siis 18 pluss, mis see vahe oli seal veel, mingi 14 oli veel alles ka, et see tundus selline loobumine ja võib-olla Katsuta hea sõber tal, et vaatas, et tegi selle spinni või offi ka seal, et anname selle koha siis ära, et mis seal ikka, et Katsuta on vähe rõõmsam selle 5. koha jälle kindlasti. Ütles siis, et meil pole taka vastu midagi panna võitlusse, see pole sel aastal midagi uut, me ei saa midagi teha. No selles mõttes see ikkagi natuke uut oli, et takka vastu, ma arvan, see hooaeg ikka, takal pole endal kordagi midagi kellegi vastu anda olnud, et see oli esimene kord sellel rallil, kui ta üldse midagi teha suutis minu meelest, see hooaeg. Ja Ott ise, tegelikult Oti koha pealt,
kui me võtame nüüd selle Rally Oti poolt kokku, siis tegelikult see oligi ta hooaeg, selles mõttes, et see 5.–6. koha peal sõit oligi selline keskpärane tulemus tema poolt, et vahepeal need mingisugused sähvatused on ju, rallivõite 2 tükki, poodiumid olid heades olukordades, aga tegelikult kui ei olnud seda head rallit, kus Ford sõidaks, oligi see 5.–6. koht. Aga see SS18 Enas City, minu arvates selle hooaja üks ägedamaid kiiruskatseid. Selline esimene kolmandik linna vahel, pealtvaatajate eest läbi, teine kolmandik üles mäkke ja oli ikka Slipperi rõud küll. Ja seda küll, et selle mõttes olud ikkagi lõpuni välja tegid pulli ja ma ei mäletagi, mis katse see nüüd oli, kus Neville ütles, et see oli vist, ma ei mäleta, kas selle ralli või kõige lihtsam katse äkki. See oli selle ainuke lihtne katse vist. SS17, kõige lühem ja siis punkti. Jah, vist oligi 17, et selle kohta ta ütleski, et see tundub, et see ralli kõige lihtsam katse, et kõik teised katsed on ikka nagu tummiselt keerulised tegelikult ja eriti nendes oludes panna, et igal juhul kõikide jaoks üliraske hooaja lõpp see oli. 18. oli päris vaimukas hetk see, kui Rally TV kommentaatorid hakkasid kuulama siis pingsalt Martin Järveoja kaardi lugemist ja leidsid sealt tuttavad sõnad. Shiny ja narrow. Ja. No vaat, tegelikult ju Otil on päris palju ingliskeelseid termineid legendis sees, et keegi võib-olla ei ole varem kuulanud seda ja tegelikult sealt leiab küll neid. Aga räägi, miks pannakse Shiny kirja? Et mida sa teed teisiti, kui sa tead, et on Shiny? See ongi nii-öelda, kui sa nüüd mõtled tänavapildis sõites ka, et kui sulle peegeldab nii-öelda asfalt vastu, sa tead, et see on ikkagi libe koht, et Shiny all ei ole kindlasti mõeldud jäidet, pigem kui on see nii-öelda mitte agressiivne asfalt, et selline puhas sile asfalt, mis vihma peal olles hakkab läikima nii-öelda. Et tõenäoliselt see termin on selle olukorra jaoks. Ja narrow tähendab siis, ma tean, et tähendab kitsast, aga... Kitsas või kitsenev, et oleneb kuidas kellegi jaoks, et minu legendist oli nii-öelda kitsenev. Ehk mingi kurvi lõpuosa läheb kitsaks, seal kus nagu meie juba nii-öelda oleme Apexist väljas, kurvi kõige aeglasemast osast, et seal läheb tee kitsamaks. Aga see nüüd oleneb kuidas kellegi, et kas see on kitsas või kitsenev. Et kitsast ma kasutasin ikkagi taas eestikeelset väljendit, et lihtsalt see väljend kitsenev tundub segadust tekitav eesti keeles. No kui keegi mõtleb, et et kas Toyota tegi nüüd ajalugu, et võitis koduväljakul kolmikvõidu, siis tegelikult mitte, et praktiliselt sel hetkel, kui see esikolmik oli finišisse jõudnud, avaldas Dirtfish artikli, et seda on varem teinud mitmed autotootjad, näiteks Volkswagen 2015 Saksamaal, Citroen 2010, Rally France Alsace, Lancia on teinud seda lausa 4 korral, San Remol 76, 83, 88, 91, siis veel Fiat San Remol 77, Alpine, Renault, Corsical 73, Peugeot Corsical 2002 ja siis Toyota 2023. Vinge asi, mida omada, ma arvan, et autotootjal seina peal, sellised karikad. Ja absoluutselt, et tegelikult praegu kuidagi, kui sa lugesid neid ette, siis ägedad ajad on olnud. Et sellised tootjad üldse praegu ei kujuta ette, et mingi Renault võiks kuskil seal eesotsas olla. Et üli lahedad ajad on selles mõttes olnud. Loodame, et ikka tulevad teada tagasi. No Fiat ja Lancia ja... Jah, väga nagu, ei kujuta üldse ette täna enne sellist asja. Aga väljaspool rallit või tänast päeva üks uudis tuli ka välja, et väike tulem sellel Neville'i accidendil või kas seda accidendiks nimetada, see on ikkagi korraldajate Rene Prohmakas, et Neville'ile see nullauto ette jäi. Tulem on siis see, et võistluste juht Haruo Takakuva ehk siis Jaapani Urmas Roosimaa sai hoiatuse, ametliku hoiatuse.
Öeldi, et see oli tema viga, et katse sellisel hetkel jätkus, küll aga ei ole avaldatud ikkagi põhjust, miks see nullauto sinna seisma jäi. No tundub, et see oli selline kommunikatsiooni error ja võib-olla lihtsalt liiga labane põhjus, et ei taheta välja öelda. Aga Jaapani läks põiele või? No kas nüüd põiele läks või mis ta seal tegi? Võib-olla, vaata, ma sain aru tegelikult, seal oli mingi selline teema, et keegi pealtvaataja oli olnud vales kohas, auto oli seisma jäänud ja ta oli siis info edasi andnud, et ta seisab ja suhtleb pealtvaatajatega. Siis oli ta liikuma hakanud, andnud selle infoga edasi võistluskeskusesse. Aga siis mingi hetk oli ta jälle seisma jäänud just, et mingi selline teema oli. Ja sealt enam infot edasi antud. Võib-olla ta arvas, et jääb ainult korraks, käib jälle räägib kellegiga. Et mingi segadus seal oli, aga see Jaapani Urmas Roosimaa kindlasti vääris seda noomitust, peab tõdema. Aga mis sa arvad, võime sealt veel midagi oodata või noomitusega piirdumegi? Ma arvan, et ega noomitusega piirdub, et no mis seal ikka väga teha on, ega seal ei olegi suurt midagi teha, ma arvan. Noh, kõige võib-olla suurem, võiks öelda, et rohkem sa selles ametis ei ole ainult selle ralli korraldamisel, aga noh, ega see ka nüüd mingisugune hea lahendus ei ole, et tuleb uus ja võib-olla veel hullem. Et ma ei tea, ma ei oska öelda, et mida FIA nüüd teha saaks korraldajale mingit trahvi kaela määrida, et noh, see trahvi kaela määrimine ka nagu ei paranda nagu ohutust lõpuks, et jah, ma arvan, et ega siit rohkem ei tule midagi. Siis katselõpu intervjuudest, mis veel silma jäi, oli see, et Ožeelt küsiti, mis sinust järgmine aasta saab, kas sa teed jälle pooliku hooaja, siis ta ütles jah, aga minu jaoks see jah oli natukene ebalev ja ta ütles, et küll te varsti kuulete täpsemalt. Kas arvad, et kõik läheb samamoodi edasi nagu sel hooajal? Või me kuuleme mingit üllatust sealt? Oot, ma isegi ei tea, kas sa lihtsalt nagu infoks, kas sa panid tähele, ma ei tea, sa jälgid muidugi, aga ma jälgin Chris Meegi Facebooki lehte. Ja tal käib seal mingi, ta uuendab seda oma selle profiilifotot aeg-ajalt. Ja uuendas profiili ja seda cover-fotot seal pani oma Toyota pildid sinna ja viimati ta seal oli aktiivne 2021 aastal. Nii et võib-olla siis Ogier ei plaani väga sõita või plaanibki mõned sõidud teha ja siis kedagi on vaja sinna asemele, sest teatavasti see aasta, kui Ogier ei sõitnud, siis oligi auto tühi, seda renditi vahepeal Lorenzo Bertellile välja lihtsalt näiteks. Et võib-olla ikkagi Toyota tunneb teatavat mingit hirmu, et kui Hyundai on äkki arvatavast tugevam tuleval aastal, et peab ikkagi hoidma neljandat autot ka sõitmas. Pidevalt siis. No siin selle kaanefoto uuendamise all on üks kommentaar, mis ütleb WRC2 program with Toyota Gazoo Racing. Ka hea mõte tegelikult ju. Sest ilmselgelt praegu, kui me mõtleme, kes sõidaksid Rally 2-ga, siis me ei ole kindlat kedagi nagu võtta seal, aga me oleme veits saanud aru, et võib-olla Sami Pajari väga tihedalt teeb seal Toyotaga tegelikult koostööd. Aga kui nüüd võtta sellist kogemustega sõitjad, kes võib-olla ka teeks läbi hooaja arendust, siis ei ole nagu mingit kõlakaid olnud, kes seda teeks. Ja selles mõttes ju Juha Henninen kindlasti ei lähe sinna sõitma, ma arvan. Et Chris Meek selles mõttes võiks tunduda ka hea variant. Et tundub, et tal nagu midagi nagu kuskil on. Aga kui nüüd tegelikult su küsimuse juurde, tegelikult algse küsimuse juurde tagasi tulla, et mis Ogierist saab, siis ma ei taha uskuda, et see mees nagu kiivrit varna riputab ehk midagi ta sõidab. Aga ma ei ole ka kindel, et võib-olla see saab olema sarnaselt, et ta teeb esimese poole hooajast, vaatab, kuidas siis nagu on, et kas ta on seal eesotsas ja kui on, siis nagu paneks võib-olla edasi või. Aga ma ei tea, ma kuidagi ei kujuta väga ette, et ta viitsiks või ma ei tea, leiaks motivatsiooni, et panna terve hooaeg, juhul kui see esimene pool väga hästi just ei lähe. Jaa, Ott, kes siis sai punktikatsel Neville'i järel teise koha, ega ta midagi uut ei öelnud, et ausalt öeldes frustreeriv on, kui ma ei ole oma parimal kiirusel ja sel aastal meil seda kiirust pole olnud, aga me üritasime.
no eks see võtab selle hooaja kokku ju ja tegelikult me oleme seda nii palju lahanud ka seda teemat, et eks sellega on lugu lihtsalt selline, et ma arvan, et kahtepidi, et ma ei usu, et see Ford väga nagu kõige kehvem auto on. Aga ma arvan, et ega ta ka palju parim pole, et seal on see kooslus, mis sobib Otile, mis muudatusi meeskond oli valmis talle tegema selle hooaja jooksul ja me saime aru, et tegelikult ei olnudki neid väga võimeline tegema, et mingid vedrustuse update'id tulid seal ja midagi veel, aga tegelikult see oli ka kõik. Ehk Otile see auto ei sobi ja auto ei ole nagu võib-olla kõige kiirem. Et see kooslus lihtsalt ei toiminud see aasta. Ja mida öelda, tundub, et tegelikult mingitel noorsõitjatel võib-olla see kooslus töötab isegi paremini. Et suudavad seal näidata vahepeal mingit top 3 aegasi võib-olla ja sõita sõita võib-olla top 5 peale, mis tegelikult on fine, kui sul on mingid noorsõitjad. Et jah, eks see hooaeg läks nagu läks, aga ma arvan, et siit lihtsalt on hea teada, et järgmine aasta tõenäoliselt ootab midagi paremat ees. Ootab paremat ees Otti küll, aga M-sporti seevastu mitte, et tegelikult on ju kurb, et meil sisuliselt tiitlile heitlevad kindlasti ainult 2 autotootjat. No jah, aga see on, millal viimati M-sport oli, siis kui Ogier 2017-18 sõitis selle. No jaanuaris me vähemalt lootsime, et üks M-spordi sõitja võib olla võimeline individuaalsele tiitlile. No jah, seda küll, et me lootsime siin mõned rallid, et jah, ma ei oskagi nagu, eks M-sport on alati alt selline nagu ta on, et keskenduvadki noorsõitjatele, sest neil ei ole raha mingit professionaali väga palgata ja eriti kahju on muidugi see, et nagu võib-olla neil oleks olnud isegi võimalus, me ei tea, võib-olla see võimalus tegelikult oleks olnud, et Ott oleks jätkanud M-spordis, aga Oti kommentaarist me saime aru, et oli pakutud seda, et kas neil on endal rahad otsas või neil puudus endal motivatsioon. Nad said aru, et see noorsõitja saab ka 5.-6. koha peale sõita. Eks me taga seda infot ei tea, kust mis need otsused tulid, aga igal juhul selles, mis on kahju tegelikult, et üks meeskond lihtsalt nagu seal on kuskil ja tegelikult nagu midagi neil saavutada ei ole väga võimalik. Punktikatse võitjast ja Oti järgmise hooaja tiimikaaslasest Thierry Neuvillist ka, et kes meid sel nädalal esimest korda juhtub kuulama siis ja mõtleb, miks Neuville paremusjärjestuses esikümneski pole, siis tema katselõpu intervjuu ka selle natukene viitab, et õnnelik, et see nüüd möödas on, oleksime oma tempo poolest võinud võitluses sees olla, vabandan tiimi ees, ehk see oli siis, ta oli eile mitmes katse nüüd? Issand, ma ei mäletagi peast enam. Üks nendest. Kus ei tule ette kohe. Üks eilsetest katsetest, jah. Keeras siis auto 100 meetrit pärast katse starti, või mitte terve auto, vaid ühe ratta keeras ümber puu. Natukene veider oli lugeda Abite Puuli ehk siis Hyundai tiimibossi niisugust noomitust, et liiga rutakalt Neuville üldse suhtus sellesse kogu rallisse, et oleks võinud rahulikult võtta, aga seleta nüüd, kuidas sa võtad nüüd katse algust rahulikult või kuidas sa üldse katse alguses, kas või sina, kuidas sina suhtusid, panid kohe alguses gaasi põhja ja võtsid seda kui ülejäänud katset või hakkasid vaikselt ronima? No asfaldiralli puhul on kindlasti see, et rehvid on külmad alguses ja eriti nendes oludes, et ma arvan, et esimene kilomeetri tuleb suht rahulikult võtta ja oodata, kuni rehvid soojaks lähevad, aga ma arvan, et Thierry Neuville pole see mees, kellele peaks seda nagu õpetama, et kuidas mida teha, et ta on piisavalt rallit sõitnud. Ju oli lihtsalt halbade asjade kokku sattumas, et ma usun, et nagu ta on piisavalt tark sõita ja piisavalt kogenud, et teda ei pea õpetama, aga selles mõttes ma olen nõus, et ta võib-olla üritas nagu liiga kiiresti hakata seda vahet vähendama, et tegelikult ju aega nagu oleks olnud. Aga see on jälle tagatjärgi tarkus, et see on nagu tobe tegelikult nagu öelda midagi selle kohta, aga jah, selles mõttes, mis tehtud, see tehtud. Igal juhul oleks võinud veidi võib-olla lihtsalt kontrollida olukorda, hoida seda vahet väiksemana ja kui järgmine päev paremad olud olid, siis nagu seda seal tegema hakata, seda püüdmist, et jah, nii ta on.
Ja mulle tundus ka see väga halbade asjade kokkulangemine ja ma ei tea, imelik natukene kohe süüdlast hakata otsima tiimibossi poolt, aga noh, võib-olla see on tema stiil ja me näeme seda järgmine aasta, saame siis ise kogeda, et kuidas hakatakse süüdlast otsima, kui ja ma lisan veel selle, et mulle lihtsalt tundus, et ta võib-olla nagu noh, veitseb mulje, et nagu soovis kehtestada ennast siis nagu nii-öelda meeskonnajuht, et ilmselgelt tal tuleb nagu keeruline hooaeg ootab ees, kus 2 kõvat meest siin meeskonnas sõidavad ja keda peab taltsutama, et võib-olla see oli selline nagu noh, veidi kehtestamine siis lihtsalt, et noh, tuleb noomida ka ikka, just, et natuke noomime ka, et ma pole see vend, kes lihtsalt tuleb ja patsutab õlale kogu aeg. No tegelikult see eelmine, mis ta nüüd tuletanud, mulle meelde selle itaallase nimi Adamo ju tegelikult enamasti patsutas õlale ja ütles, et me kõik armastame üksteist ja teeme kõik ühist asja ja saame sellest kõik üle ja oli selline positiivne kuju. Oli küll ja alati ütles, et võidame meeskonnana ja kaotame meeskonnana, on ju. Kas see lähenemine lõpus toimib, noh, eks me näeme nüüd ilmselt Abitebuuli pealt võib-olla natuke teistsugust lähenemist, siis järgmise hooaja lõpus võib-olla saame nüüd võrrelda Adamat ja Abitebuuli, et kuidas nende lähenemised siis töötavad. Jaa, laseme kõlli vahele, võtame 2 küsimust ja anname siis mõned auhinnad ka välja, mitte küll füüsilised, vaid sellised suusõnalised auhinnad meie sõitjatele ja ralliga seotud inimestele sel hooajal, aga kõll. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Tärista mõnuga, sest Metabo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metabo full service ainult Stokkerist. Nii, 2 küsimust ongi tulnud. Heiki ja Robert on meid tervitanud ja öelnud, et Heiki siis kõigepealt, et selle hooaja jooksul on saanud päris mitmel korral küsimusi saata ning päritud on samuti seinast seina asjade kohta. Hooaja lõpus aga selline küsimus. Kui teie astuksite korraks vastaja rollist küsija rolli, siis milline oleks see küsimus, mille esitaksite 6. käigu saatejuhile ja eksperdile? Ja tänud toreda hooajast, kohtume jaanuaris. No nii, Roland, sinu küsimus. Et mida ma endalt küsiksin või? Jah. Et see on päris hea küsimus, see küsimus mulle väga meeldib. Aga see tuli praegu nagu nii ootamatult, et Välk selgest taevast. Ma küsiks tead mida või? No. Ma küsiksin, et millal Roland on järgmine kord stardis? Aha, aga ma küsin ka, millal Roland on järgmine kord stardis? Mul on sellised lolle mõtteid siin juba oli see aasta, et kuhugile me starti lähme, ma ei tea, kes mu kõrval istub, aga ma ütlen, et järgmine hooaeg see toimub kuskil. Ma ei tea kus, aga noh, Eestis ta toimub, aga kus ma veel ei oska öelda, et kui on koduralli, Virurallit tehakse, siis oleks seal lahe, kui ei, siis Saaremaa on kindlasti äge ja kui peaks kuskilt mingisugune hunnik raha tulema, siis ma ei tea, võib-olla mingi suuremaid rallisi ka siin lähedal sõidetakse. No aga jaluta seal Tenerife rannas, äkki leiad mingi aarde? Jaa, ma pean siin silmad lahti käima või äkki siin kuskil mingi selline rikas vana paarik, kes soovib poetada midagi. Jaa, ma loen praegu lastele pipit ette. Esiteks, et imelik, et üldse kõik pipid veel alles on, sest seal on ikkagi neid igasugused huvitavaid sõnu, mida tänapäeval möölda ei tohi. Aga teiseks, pipil oli ju kogu aeg raha. Pipil oli räige rahapada lihtsalt toas, et sul oleks selle pipit vaja. Ja mul on reaalselt oleks vaja pipi rahapada. Pull, see, kui sa praegu sellest rääksid, siis ma tahaks isegi seda lugeda. Seda pole ammu lugenud ja veider on lugeda neid vaata vanu asju, kus ei tohi mingit sõnu enam kasutada ja siis loed, kus räägitakse. No. Ja, ma ei hakka siis välja tooma. Siis kui sul laps saab suuremaks, et saab aru ka sellest, siis ma laenan sulle.
siis ma loen ka. Ma arvan, et see on üks viimaseid eksemplare, mis üldse veel alles on, et enne kui see satub võimude kätte, siis loeme kapsaks. Selline robust käsikirjaga pipi. Ja. Aga ma ei tea, mida ma küsiks. Ma küsiks seda, et mis järgmine hooaeg saab. Esiteks saate mõttes, ma mõtlen rohkem. Ja vastus on see, et me paneme samamoodi edasi. Aga me veel ei tea, kas videos, audios või jälle selline hübriidvariant, et mõned rallid videos, mõned audios ja kuri plaan on natuke suuremalt kui tavaliselt kajastada Lätit. Jaa, see on ju selles mõttes, et miks me lõpetame midagi, mida me teeme hästi. Ennast kiitmast ei väsi, on ju. Just. Et selles mõttes vahet ei ole, kas audio või video. Ma arvan, et rahvas on rahuleld, vähemalt tuleb välja nii. Ja tegelikult, nagu sa ütlesid, see hübriidvariant võib-olla toimubki kõige paremini, et need tähtsamad rallid võib-olla, kus huvi on suurem videona ja mingi lisavärgiga on mõistlik teha. Aga Läti on selles mõttes lahe, et nagu sa vist juba oled korra siin midagi rääkinud ka, et Läti kolleegid on ka rallil platsis ja et me siis võib-olla lähme aitame neid natuke või? Õpetame natukene. Õpetame. Ja. Aga võib-olla lubada veel ei julge, aga äkki võtame ühe ERC etapi ka esimest korda vahele? See oleks, mõistlik oleks, et ega see ERC kuidagi moodi kehvem pole kui WRC etapp, et ja kui see siin Eestis peaks toimuma, siis oleks ju mõistlik seda kajastada, sest kindlasti huvi on olemas rahva poolt. Absoluutselt. Seda küsis ka veel, et kas Otil on lubatud ERC-l osaleda? Ma usun küll. Hyundai'l on ju olemas ka oma Rally 2 auto, nii et miks mitte, et ma arvan, see oleks Hyundai poolt isegi nagu väga tervitatav, kui viitsiks tulla ja sõita seda. Aga WRC-ga osalemine ERC-s on keelatud või? Ja seda teha ei saa, et võib olla mingisuguse nullautona või ma ei tea, VIP-autona seal ees üks sõita, aga muidu võistlus olukorras on keelatud, jah. No aga see VIP-autona Soome ralli testi teha ei saa? No saab ikka. Ma muidugi ei tea, kas see on lubatud, ma arvan, et võib-olla on, aga ma ei ole kindel. Selles mõttes iseenesest küll, jah, et kui see oleks lubatud, siis oleks seda mõistlik teha. Kilomeetrid saaks selle alla. Aga kas see on? Ma isegi ei oska öelda. Aga see ka veel, küsiti, mida järgmisest aastast oodata. Tead, mida ma veel ootaks või? No nii. Ma ootaks, et Hyundai võtaks tiitli. Jaa, oleks vahelduseks huvitav. Ja. Aga Robert küsib meil küsimusi, mida tegelikult on päris palju küsitud sel aastal ja võtame võib-olla lühidalt need vastused ka kokku. Et palju on olnud arutelu sel hooajal, et WRC vajab muutusi. Millised on teie enda mõtted või ettepanekud, kuidas muuta sarja huvitavamaks? Milliseid reeglid võiks muuta, kuidas saada rohkem tootjaid osalema ning kuidas laiemat publiku huvi tekitada? No, number 1, kulud maha, auto odavamaks. Kindlasti, see auto nagu tegelikult ju, kui sina vist neljapäeval rääkisid sellest FIA nii-öelda plaanist, mis siis järgmise auto juures muudetakse, siis seal tegelikult selles artiklis oli ka liik sees, et FIA jaoks oli see üllatus, et need autod nii kalliks läksid üldse. Et kindlasti autod odavamaks ja see teeks muudaks mingit seda olukorda juba. Teiseks, võib-olla selle uue auto juures peab tulema mingisugune alternatiivküte siis juurde ikkagi, et on elekter ja bensiin praegu, võib-olla see võib olema, ma ei tea, vesinik või, et mis nagu tänapäeval natuke nagu PR-i mõttes nagu oleks nagu, mida saaks müüa ka, vaata, praegu on selles mõttes jube keeruline, et kuidas sa nagu müüd autotootjana, et me kütame siin bensiinimootoriga ja sõidame vahepeal 10 kilomeetrit elektriga ka. No see ei tööta, et midagi alternatiivi võib-olla peaks seal olema selle küttega ka mõeldud. Jaa. Aga reegleid muuta, sa räägid tihti sellest sprintrallist. Mul tekkis sellega seoses selline mõte, et mitte küll igal rallil, aga vaata, kui suusa MK-etapil või kuskil kahevõistluse suusahüpete MK-etapil, selle oleks ka
4 päeva ühes kohas või 3 ja iga päev on eraldi etapp. Kas siuke asi oleks täiesti välistatud? Jaa, ma arvan, et kõik ideed oleks mõistlik katsetada, kui neid on võimalik teha selles mõttes, et ma ei ütle üldse, et seal mõtlen, et tegelikult miks mitte proovida ja katsetada ja võib-olla see nagu sobib tegelikult formaadina. Aga sprintralli selles mõttes kindlasti minu meelest on nagu vajalik, sest see 4-päevane ralli, alustame sellest, et miks seda rallit üldse sõidetakse, see on meelelahutus, seda tehakse fännidele, on ju. Aga kui fännid ei saa 2 päeva põhimõtteliselt rallit vaadata, on neid mingi tulihingelised fännid, kes tööle ei lähe või tööl teevad läpaka lahti ja vaatavad rallit, siis see nagu ei täida oma eesmärki tegelikult. Et minu arusaam sellest on see, et laupäev, pühapäev peaksid olema täis rallipäevad ja võib-olla reede selline poolik rallipäev ja proovida niimoodi teha sellist sprintrallit ja vaadata, võib-olla see formaat üldse on parem kui 4-päevane ralli. Et kindlasti tasub katsetamist, ma arvan. No FIA ju F1-ga katsetas ja päris hästi on publik omaks võtnud selle sprindisõidu, mis osadel etappidel on kavaks. Mina ise isiklikult ei pea sellest lugu, sest ma pean lugu sellisest klassikalisest Grand Prix pühapäevast, aga publikule ja laiemale meediale on see sprint ikkagi ju vastuvõetav. Ja see on küll jah, et publikule sobib, ma ise samamoodi F1 puhul võib-olla nagu pigem olen sellise traditsioonilise sõidufänn rohkem, aga me ei tea, vaata ralli puhul, me ei ole nagu seda näinud, et ma arvan, et jälle see on asi, mille peaks ära proovima, et jälle oleks nagu, et siis keegi ei saa öelda, et midagi ei tehta, et siis me nagu vähemalt on läbi proovitud ja me teame, et kuidas publik vastu võtavad ja kuidas sõitjad seda vastu võtavad ja kas selline sprintralli on oma näiteks täis punkte väärt, et mida sõitjad arvavad sellest, et ma arvan, et nagu tasuks sellist asja proovida küll. Ja saab näha siis, kui uue hooaja bulletinid hakkavad vaikselt välja tulema, et kas on midagi muudetud ja mis suunas. Ega palju pole minna, millal meil see Monte Carlo täpsemalt stardib. Monte Carlo 2024. Poolteist kuud jäi siuke asi kõrvu umbes 24. 28. jaanuarini. Ja ma just tahtsin öelda, et ega see praegu, et hooaeg läbi saab, see on mõni suvepaus vist oli sama pikk. Et liiga pikk paus ei tule siit. Jaa, pikka puhkust ei saa lubada, jah. Peab juba vaikselt testima hakkama, aga ma ei tea, võtame hooaja vaikselt kokku poole. Olen pannud kirja mõned tiitlid, mõne osas võiksime veel arutada, mõne osas ma pakun kõigepealt oma kandidaadi. No võtame kõigepealt selle, et üks traagiline sündmus juhtus ju ka selles aprillis ja loomulikult me seda ühegi auhinna laureaadiks ei pane, nimetame ära, et tunneme sügavalt puudust Greg Priinist, täiesti haiged asjaolud, mis ühe noore mehe teise ilma viisid. Ja selles mõttes see kindlasti jääb nagu hooaja selliseks, ütleme, et see jääb seda hooaega, ma arvan, nagu väga pikaks ajaks ikkagi kandma, et see aasta jääb meelde kindlasti sellega, et Gregiga nii läks, aga eks kõik, kes istuvad sinna autosse teavad, millega nad riskivad. Kahjuks juhtus, loodame, et sellist asja nagu ei juhtu rohkem. Tahaks öelda mitte kunagi, aga ma arvan, et see on natuke liiga palju öeldud. Jaa, aga aasta tegija, ma arvan, et ei ole kahtlust, anname selle vist Kallele. No peab andma ilmselgelt ja selles mõttes, et kui me hooaja alguses tegelikult võib-olla korraks tundus, et kas Kalle on nagu vormist väljas, siis tulid mingisugused artiklid ja mingid jutud, et Kalle oligi väga rivist väljas. Tal oli väga suur motivatsiooni puudus, ta ei näinud väga mõtet üldse, et miks ta peaks seal sõitma vist või mingi selline jutt oli. Siis tegelikult nagu võttis väga hästi mees kokku ennast. Ideaalne hooaeg selles mõttes, et üks katkestamine ja ülejäänud stabiilsed tulemused. See on nii, nagu ütleme raamatu näide, kuidas meistritiitlit võtta, nii et kindlasti talle see läheb, see tiitel.
3 rallivõitu, no eks ta vahepeal tuulutas ju pead nendel drifti etappidel ka, et Jaa, seal saab ju keerutada ennast kõvasti ja võib-olla loksuvad siis mõtted õigesse kohta tagasi. ja selles mõttes peab nagu ütlema, et ega ta kalender on ikka ääretult tihe, et ta siin on lennanud otse rallidelt, ma ei mäleta Tšiili rallit järgmine päev lennas otse Jaapanisse ja drifti sõitma, et noh, ta sõidab nagu mitut meistrisarja korraga, või isegi kokkuvõttes siis 3, et 2 erinevat drifti ja siis WRC-d ja siis minu meelest vahele tegi äkki veel isegi oma selle vana Starletiga mingi rallistardi kuskil. Et no selle mehe kalender on nii tihe, et tegelikult on nagu see liiga tihe, ma ütleks, ja tegelikult see manager Timo Jauhki peaks võib-olla natuke hoogu maha võtma, et see tüüp läbi ei põleks siin järgmise mõne aastaga, et ma arvan, et sellise kalendriga võib see väga lihtsasti juhtuda. Jaa, mulle Kalle puhul meeldis, ma ei tea, kas sa nägid enne punktikatset näidati Toyota sellist tagatuba, kus mehed valmistusid punktikatseks, kõigil olid ninad telefonis, kõik vaatasid oma onboard'e, Kalle lihtsalt chillis seal, käed olid selja taha pandud, niimoodi ringutas, üritas teistega mingit juttu ajada, aga teised olid kõik ninapidi telefonis, et täiesti külma kõhuga vend, et miks ma neid onboard'e vahin, ma ju tean, kuidas sõita. Ja, et me oleme sealt ühe korra tuld juba, et mis sesse. Kõige parem see, et me nagu üritaks siis teistega suhelda, kõik teised seal vaatavad, kuradi pingsalt telefoni. Mulle ta hullult meeldib ja mulle meeldib see selline, ütleme, kerge nagu ülbus selle asja juures, et kui ta ka seal paneb nagu teistele kalendriga kuskil Power Stage'il veel ära, siis ta ütleb, et nii käivadki asjad, et poisid õppige. Et noh, mulle see on kuidagi selline... ta ei ole nagu mõtleks mingi maailma suurim karakter seal, aga ta kuidagi selline paras ülbus mulle ikka väga meeldib selle asja juures, et ta pakub sellele sarjale tegelikult päris palju. Ma panin sellise kategooria kirja nagu aasta uus tulija. Vaata, igal muusikaauhindadel on alati siuke must have kategooria, aasta uus tulija. Kes on meil sel hooajal siuke vend, kes on saanud esimest korda võib-olla WRC autot proovida ja ennast sellega kohe tõestanud? Ega see nimekiri väga pikk ei ole ju. Et see aasta, kes on saanud sõita, uued tulijad on Munster ja on Heller. Ma mõtlesin ise esimesena Munsteri peale. Jaa, aga selles mõttes nagu peab ütlema, et ega, kui seal oleks veel neid sõideid, siis ma ikkagi nagu kindlasti hoiaks Munsterit seal nimekirjas väga eesotsas, sest tegelikult viimane ralli Munsteril ralli 1 oli ääretult sümpaatne ja väga targalt sõidetud, sest see oli ka väga-väga raske ralli, see Kesk-Euroopa ralli. Nii et igal juhul talle võib see lauhinna tegelikult anda. Ja kui me võtame praegu Jaapani ralli, kus ta ralli 2-ga sõidab, siis tegelikult tundub, et ta on nagu sellest ralli 1 sõitudest midagi kaasa võtnud, sest see tempo oli siin küll juba natuke teine, mis ta oli enne ralli 1-ga sõita. Ja muidugi positiivne uudis on see, et järgmine aasta väidetavad 5-6 rallit ta ka ralli 1-ga sõidab. Kusjuures veel see suur sponsor Kreeka ärimees Serderidis ütles, et ei tea, mis autoga, et võimaluse korral võiks olla ka Toyota, kui nad veel seda autot välja rendivad, et see ei pea olema M-spordi auto, nii et ma arvan, et sellel mehel võib ka täitsa tegelikult ju tulevik olla. Nii, uus tulija siis Münster. Järgmine tiitel aasta vahele jääja. Minu kandidaat on Thierry Neuville'i abimehed Keenia rallil. Ma arvan, et siin on jah, keegi teine ei saa seda tiitlit, et see oli suht selline tobe juhtumus, et me saame aru, et on erinevaid sõiteid, kellel mingid abimehed kuskil käivad, aga see oli kuidagi väga tobe jah, et need Neuville'i abimehed seal katse ääres luurasid või katse peal luurasid ja jäid vahel. Ja Neuville'il siis terve tulemus disklahvi alla. Jah, just, et ääretult tobe juhus, aga kindlasti nad väärivad seda aasta vahele ja tiitlit. Aga räägi nüüd, et kas tobe juhus sellepärast, et on vahele jäid või kui tihti siukest asja üldse tehakse, et käiakse luuramas nii, et üritaks jälgi peita? Ma tahaks öelda, et nagu kuidagi sellist labast luuramist võib-olla ei toimu liiga palju. Et see on ikkagi nagu liiga mingi 2000 aasta algus teema, mida võib-olla tehti.
Ma tahaks öelda, et kindlasti reeglite piires kasutatakse kõik võimalused ära, et saada see info kätte. Võib-olla kuskil kasutatakse mingit kõrvalist abi, kes on täiesti, kellel pole seost Neville'iga või ükskõik kellega, et võiks seda kasutada, et keegi nii-öelda fännina läheb, sõidab katset läbi veel või vaatab kuskil midagi, noh. Aga ma tahaks öelda, et see on nagu liiga ränk riskimine ralli tulemusega, et seda oleks mõistlik teha. Nii et ma tahaks öelda, et sellist luuramist, mis reeglites tegelikult mis ei ole lubatud, et tegelikult seda liiga palju ei ole. Ma vähemalt tahaks uskuda, aga ma ei saa nagu pead anda siin. Aasta pettumus minu jaoks oli ikkagi Ott Tänaku mootorivahetus Rally Estonial, mis võttis kogu pinge Rally Estonialt maha. Ja täiesti nõus jälle selles mõttes, et see oli mitte meie jaoks, kõigi fännide jaoks, et tegelikult kõikide, see oli ju tegelikult ka promootori jaoks ikka täiesti õudne lugu, sest ju seal ju tehti isegi ju pakkumine teistele meeskondadele, võtke ka see trahv, et alustaksite kõik nullist, sest kohe promootor sai aru, et ralli nagu vaadatus võib kannatada selle reegli pärast. Et see oli täitsa selles mõttes, see oli ikkagi nagu võib öelda, et ei mäletagi, millal nagu nii halba kokkusattavust oli, et kohalikul rallil võidu pretendent mootor enne rallit. Aga ma usun, et see reegel nüüd siin äkki hooaja vahel vaadatakse üle ja et sellist asja nagu rohkem ei korduks. Ma loodan vähemalt. Oota, räägime selle reegli üle ka, et hetkel oli see reegel, et tehniline kontrolli ja ralli stardi vahel mootorivahetus läheb 5-minutilise karistuse alla. Täpselt. Et tegelikult see siis, selle reegli peaks siis muutma nüüd ära see, et sellel vahemikul võib teha kõike, aga näiteks mis seal siis olla võiks näiteks, ma ei tea, kuidas seda määratleda nüüd, et enne shakedowni või pärast kuni shakedownini võib seda teha näiteks, või tähendab, kuni esimese katse stardini võib seda teha. Kuidagi peaks selle nagu paremini sättima, et ma arvan, et see oleks kõige mõistlikum, et kuni esimese katse stardini võib vahetada mootorit. Ehk siis on teada, et 3 shakedowni ringi nii-öelda, mis iganes juhtub, sa saad vahetatud selle veel. Ja eks siis saab juba Montes näha, kas see on tehnilisse reeglite raamatusse kirja pandud või me ei õppinud sellest juhtumist ikkagi mitte midagi. Või unustatakse sest tegelikult see on varem juhtunud ja siis unustati see teema. Mul praegu ei koida kohe, kellega see juhtus, äkki oli Evans, et see on varem juhtunud ja siis see unustati ära lihtsalt, sest räägiti küll, et see vajab muutust, aga see kuhugi jäi ja ma loodan, et see nüüd ei jää kuhugi, aga kartus tegelikult on. Kartus on. Aasta põruja. Mõtlesin, et paneks sükse tiitli, aga ma ei suutnud välja mõelda veel, kelle me sellele nomineerime. Äkki siin arutelu käigus tuleb välja, et kes läks lati alt läbi sel hooajal? Minu jaoks tegelikult selgelt, Katsuta praegu siin parandas oma olud ära. Natuke rehabiliteeri sellest, jah? Jah, et kui me Jaapani nüüd välja võtaks, siis tegelikult oli ikka täiesti lati alt läbi minek. Sest tal on hooaegu nüüd nii palju, me ei saa tema puhul rääkida, et ta õpib. Ta ei õpi enam, et tema jaoks on nagu koht, kus ta peab nagu tulemust tegema. Siin Jaapanis ta päästis selles mõttes ta päästis oma hooaja ära. Aga üldiselt, kui kogu hooaega võtame, siis oli ainult üks viga otsa, siis ta ei tundnud ennast hästi, siis tal ei olnud rütmi, siis ta kaotas mingi 2-3 sekundit kilomeetrile. See ei ole nagu ralli ühe sõit, et kui sa ralli lõpuks kaotad jälle 4-5 minutiga niimoodi, et sul pole nagu midagi juhtunud. Minu jaoks pean nüüd tõdema, et Katsuta vist on see vend, kes läks lati alt läbi. Eks pean nõustuma ja Katsutale selle tiitli kirja panema, aga viimane kategooria ja aasta idioot. Minu kandidaadid on 2 tükki, ma ei tea, kummale see nüüd läheb. Need tüübid, kes Horvaatias raja peal kaklema läksid. Ma arvasin, et sa ütled selle kakluse teema ja kuskil oli veel mingi fotograaf ka jälle kuskil oli.
siis sina saadet ei teinud, siis me tegime vist, ma ei mäleta, kellega me tegime. Siis oli üks fotograaf ka, kelle pärast jäeti minu meelest katse ära. Aga need kaklejad, ma pean sinuga nõustuma jälle, et ei mäleta, liiga tihti selliseid kaklejaid katse ääres kuskil ei ole, siis auto hüppab põhjust mööda neist, et see vaatepilt oli niivõrd haige lihtsalt, et sinna julgelt võib anda. No kõige hullem, isegi kõige napikam ei olnud nende kaklejatel, kaklejad said enne meest ära, et see rajajulgestaja või kes iganes neid seal lahutama läks, et selle elu oli kõige rohkem juuksekarva otsas, tema sai viimasel hetkel enne seda Toyotat pea üldse minema sealt tee pealt. Ja oli küll jah, et see näitab selgelt, et ikkagi mingites kohtades nagu on probleemne see turvalisus, on ju. Õnneks ei ole midagi juhtunud. Aga ma arvan, et see on tegelikult nagu selge hoiatus, et veits peab võtma tõsisemalt seda asja. Ja kui me tegelikult võtame nagu sellise uuemad rallid näiteks, kas või Rally Estonia, siis tegelikult turvalisuse peale pannakse oluliselt rohkem rõhku kui mingitel rallidel, kes on siin olnud võib-olla 10-20 aastat kalendris. Et ma arvan, et see kergelt võib-olla mugavaks puutunud, tehakse kõike vana standardi järgi, aga ma arvan, et see on ikkagi küsimus, mis jätkuvalt nagu iga aasta peaks seda meelde tuletama, et turvalisus ja tegema, ma ei tea, koolitusi, mida iganes, sest üks, et niimoodi juhtub midagi ja kui iga aasta mingisugune loll kuskil tõmbleb katse ääres. Lõpuks juhtub midagi. Tegelikult oli ka Rally Estonial üks väike intsident, ma mäletan, 13. katse äkki jäeti seisma pealkirja järgi, mäletan. Seetõttu, et pealtvaatajad ei järginud esiteks silte ja teiseks vaidlesid seal vastu rajajulgestajatele, et seisid keelualas ilmselgelt ja siis tuli katse seisma panna ja neid suuliselt noomitama minna seal nullautodel, et sihukest asja ka ei tahaks näha. Ja ei, seda ei taha näha, aga vähemalt reageeriti kohe, et oldi valmis katse ei jäetud ära, Ei, tal oli mingi paus ikka sees, mingi 10 mintsi paus oli sees. Ja selles mõttes nagu reageeriti ja see ongi see, et turvalisus enne kõik, et me paneme katse seisma ja mida selles mõttes tegelikult tehakse paljus kohtades, aga mingid rallid on, mis nagu aastast aastasse nagu, kus see lonkab ja tegelikult võib-olla isegi kardan natuke järgmise aasta Poolat jälle, sellepärast, et nagu ma eile just ütlesin ka, et seal mitte ei juhtu nagu kord aastas või kui toimus Poola ralli kord ralli peale, vaid just iga katse toimus midagi, et loodame, et seal on vigadest õpitud. Jaa, nüüd kui sa siin Poolat mainisid, siis meil ju järgmise aasta fikseeritud kalendrit ei ole, on ju? Meil on selline draft. Jah, meil on vist draft, ma ei tea, kuupäevadega vist ei ole päris lukus või? Ei tohiks olla, jah. Aga ei ole lukus ka ERC-d, nii et me päris me võime aimata, millisse slotti läheb Rally Estonia, aga ega lähinädalad peaksid tooma selgust mõlema kalendri osas. FIA vastavad komisjonid kogunevad ja kinnitavad, aga uutest rallidest, kas meil järgmine aasta ongi ainult Läti, jah? Minu meelest küll. Kesk-Euroopa jätkab, mis oli see aasta uus, aga minu meelest rohkem uusi ei olnud, et üldiselt hästi sarnane kalender selle aastaga. Kesk-Euroopa jätkab ja palju õnne ülesõitude poolest, see oli ikka täielik horror. No oli nõus. Algame siis Rally Monte Carlo, Rootsi, Keenia, Horvaatia, Portugal, Sardiinia, Poola, Läti, Soome, Kreeka, Tšiili, Kesk-Euroopa ja Jaapan jälle. Jaapan selles draftis on veel rohkem sügisesse tõmmatud kui praegu, seal on kirjas 24 november. See on tegelikult, olgem ausad, kui me seda arutasime ka, kas see võiks nii olla või seda peaks tooma varasemaks, siis ma olen jätkanud seda, et see peaks olema veits varem ikkagi. Lihtsalt loodame, et see ei tule järgmine aasta ka mingi rommuralli. Et seda rommurallit nagu ka lõpuks ei taha liiga palju näha hooaja jooksul. Destruction Derby oli kunagi siuke arvutimäng. ja täpselt, aga jälle see ohutuse värk ka, et nagu mehed ütlesid kõik, et niimoodi ei saa rallit sõita ja Neville seal ütles, et tema jubedalt kartis, et no ma ei tea.
ma räägin, kui hooaja jooksul paar rallit sellist on fine, aga kui neid hakkab nagu liiga palju olema, siis kuidagi ka pole päris hea. Kuule, aga peame saatele nüüd kahjuks või õnneks joone alla tõmbama ja tervele hooajale, sest Kaspar juba kraabib mul ust, tahab tulla vormeli podcasti salvestama. Ahaa, siis millal see vormel läheb ka kohe otse? Vormel läheb kohe otse salvestamisele ja ilmselt kohe otse laivi ka, nii et täna kuulamist peaks jaguma ja siis millal me sinuga kohtume? Kohtume siis jaanuaris, kui sa suvatsid sealt tagasi tulla Tenerifelt. Jaa, mina tulen tagasi enne jaanuarit ikka juba jõuludeks koju, aga me kohtume jaanuaris Gunnar ikkagi ilusti küsis, et kas sa oled ka järgmine aasta olemas. Ütlesin, et olen olemas ja nii me see kokkuleppe sõlmisime. nii me kokkulepped sõlmimegi. Jah, täpselt. Kuule, aga selge, kena päeva sulle sinna soojale maale ja aitäh kõigile kuulajatele ja loomulikult küsijatele, sest küsijad minu arust annavad poole selle saate väärtusest. Et kui küsimusi ikka ei tule, siis on ikka igav. Ja kusjuures, ma segan vahele, kas mitte ei olnud nii, et küsijate pärast me üldse läksime live-pildiga eetrisse? Võib täitsa olla. Me alustasime audios, aga nii suur huvi oli mingi hetk ja seetõttu me tegelikult läksimegi, nii et teie kätes kõik kuulajad. Tead, aga võtame kokku ikkagi ühe asja veel. WRCFan.com. Jaa, muidugi. Aitäh inimestele, kes meid sinna kutsusid ühinema ja ma ei tea nüüd, kus sa selle auhinna välja võtad, aga ühendust pead sa nüüd auhinna saajaga võtma, sest sina lubasid. No, kas sul on sees, kes see võitja on? Ma näen, et mina olen tõusnud 25 kohta, võimas tõus. Aga... Suurim tõusja või? Aga Andres Vilem võitis ära. Andres Vilem, kirjuta 6 kaik @delfi.ee, anna teada, mis su e-mailid või essad on ja siis pakuks näiteks, mis ma pakun? Ma saan pakkuda näiteks majutust Otepääl teile, sinule ja kaaslasele. Ohoh, sobib. Kuupäevadel juuli algus? No, miks ka mitte? Siis tuleb varakult ära kinnitada. Muuses, majutust on seal näha, et booking systemis, et juba säbelevad või? Mul ei ole lahti tehtud veel. Nii et minul ei käi, ma ei ole lahti teinud, aga võib anda küll majutuse ühe toa Andresele. Aga teed lahti siis, kui kalender tuleb või? Jaa, siis kui on mingisugune kindel asi paigas, siis teen lahti. Ohoh, kuule, see on vägev auhind. Aga Roland, sulle ka 3. koha eest ikkagi müts maha. Ma pidin kuidagi ikkagi ennast siin tõestama, et ma olen õiges kohas eksperdina. Aga kuidas Andresele see esikoht tuli? Ta pani Rovanpere võitjaks, esiviisikusse tuli, Ogier pani teisele kohale, sealt tuli talle 18 punkti sellelt rallilt ja Evans on tal ka esiviisikus, aga mitte õigel kohal ja Ott ka, aga ei, pead läbi hooaja ikkagi tubli olema ja esiteks sa ei tohi ära unustada, et ennustamise aeg on. See on... No see oleks kõige mõistlikum asi kõigepealt, jah. Aga tegelikult olgem ausad, päris lahe ettevõtmine on see ja lahe värk, et 363 osalejad, siis 6 käik liigas ja kogu Eesti peale 1376, nii et päris hea ju. Jaa, aga Andres et see, et auhind kätte saada, tuleb natukene vaeva näha ja kirjutada meile. Sest muidu... Ja, kirjuta, saada mingi oma kuidagi, kuidas suga kontakti saab ja siis Gunnar edastab mulle selle ja ma võtan ise ühendust. Ja et ei oleks Andres Vilemi nimelisi fake Gmaili kontosid siin nüüd seeni pärast vihma tekkimas, siis kuidagi tõesta mingi kuvatõmmisega ära ka, et sina selle võitsid. Just. Aga nüüd on küll kõik ja kena pühapäeva jätku. Mõnusat olemist ja kohtume juba uuel aastal. Just nii. 6. käigu tõi sinuni Unibet, mängijatelt mängijatele.
kärrista mõnuga, sest Metapo akutööriistadele on tasuta remont tervelt 3 aastaks ja lisaks anname tööriistadele vargusevastase kaitse. Metapo full service ainult Stalkerist.